Tere hommikust Kopenhaageni lennujaamast. Mul oli kell 6 hommikul lend Kopenhaagenisse ja nüüd kell 9 läheb lend Splitti. Ma olen ülivähe maganud juba 2 ööd järjest. Nii et ma pakkisin seda kohvrit suht deliiriumis. Loodan, et kõik asjad said kaasa. Aga vaatamata sellele, et ma olen väga väsinud, siis ma olen ikkagi väga excited. Nii, ma olen kohale jõudnud ja mul oli võimalus, et ma võtan bussi või ma lähen taksoga ja buss oleks soodsam, aga buss läheks alles 40 minuti pärast ja ma mõtlesin, et ma pigem tahaksin lihtsalt kiiresti jõuda sinna korterisse, asjad ära panna ja kuskile ronda minna lesima. Ehk siis otsustasin takso kasuks. Siin on Bolt täitsa toimiv, nii et ma võtsin selle ja 35 euri. Nii et let's go, 30 minti umbes sõidan siis. Ja õnneks ma sain selle hostiga räägitud ka, et ma saan varem korterisse. Muidu see check-in oleks kell 2 olnud, aga kell on praegu mingi 11:30. Ehk siis ma ei oleks tahtnud seda 2 tundi kuskil oodata, aga kui oleks pidanud, siis oleks pidanud, aga õnneks kõik on läinud täpselt plaanipäraselt. No nii, ma astusin reaalselt just uksest sisse. Ja vaatame siis koos siin minu korterikeses ringi. Bookingust ma selle leidsin ja siin ma olen siis 5 päeva, 2 viimast päeva. Ma olen ühes väiksemas linnas või ma ei tea, äkki see on küla. Igatahes Aleksandria soovitusel olema siis 2 viimast päeva Omishis, aga muidu siin Splitis. Ja vaatame siis, kuidas see korter välja näeb. Nii, siis astudes on meil siin vannituba. Väga viisakas. Ja teisele poole jääb elutuba. Mul on ka siin siuke väikene, no ma ei tea, terrassiks on seda palju nimetada, aga õues on lauake ja toolid. Ja siin on meil köögikene. Ja siis siit läheb magamistuppa. Ja siia saabki siis nii kohe välisuksest tulles on siin siuke klaas uks. Ja tegelikult siia vist saab ka ette tõmmata siukse klaasist ruumi eraldaja ja isegi kaardina. Saab siin ette tõmmata mõlemas kohas, et siis ta on täitsa pime ruum. Aga väga viisakas minu arust. Täpselt piisava suurusega või tegelikult isegi suurem, kui mul vaja oleks, aga lihtsalt see tunduski nagu selline nunnu, see on hea asukoha peal. Taksojuht ütles mulle ka just, et mingi 10 minutit kõnnid siit vanalinna. Oh my god, aga ma ei teagi kohe mida esimesena. Ma esiteks vist natuke istun, võtan mingid asjad omal lahti. Siis ma tahaksin tegelikult kohe minna kuskile toidupoodi. Ma peangi uurima, kas siin kraanivett juuakse. Ja siis ma ostakski vett. Mul oleks vaja juukselakki, potentsiaalselt mitselaarvett ja siis mingisugust snäkki tahaks või üldse tegelikult tahaks süüa, aga ma praegu nagu ei jaksa mingi hullult hakata otsima mingit nagu ägedat kohta. Mul on õhtuks juba nagu nii kinni pandud mingisugune pop koht või no vähemalt tundus nii. Et siis lihtsalt praegu tahaks nagu kiirelt midagi hamba alla, võib-olla tahaks ühe jääkohvi kuskilt võtta ja siis ma mõtlengi, et tegelikult kuna ma olen suht väsinud ka, et siis täna ma võtaks nagu rahulikult ja lihtsalt nagu pesitaks ja chilliks. No nii, ma käisin pesus, panin igaks juhuks bikiinid kleidi alla ja kleidikese selga. Nüüd tuleb SPF-i peale panna. Siis näos ma testin sellist Jaapani brändi nagu Biore. Sirova Beauty selle mulle saatis. See on siis siukse glowy tulemusega SPF. Ja siis arvake ära, mis parfüümi ma kaasa võtsin. See on nagu minu ultimate puhkuse parfüüm. Maison Margiela replika Beach Walk. Kookos, sea salt. See on lihtsalt minu arust nii mõnus. Ja siis vaatasin, et kraanivett võib siin täiesti juua. Ja ma ei teagi tegelikult, kas ma nüüd sinna poodi esmajoones lähen, võib-olla ma lihtsalt nagu
lähen jalutan sinna vanalinna poole, vaatan, mis tee peale jääb. Äkki on mingi äge, ma ei tea, saiakeste koht või midagi jääb silma, mida tahaks süüa. Et siis ma võtaks kuskilt ja siis jalutaks ja vaataks ranna poole. Et jah, siukene chill vaba kava täna. Tegelikult iga päev on vaba kava. Aga kui te küsite, et miks just Split, miks Horvaatia? Ma ei tea, TikTokis nägin mingid toredaid videosid Splitist ja see tundus nagu täpselt siukene koht, kuhu võiks üksinda tulla, et siin peaks ka üsna turvaline olema. Ja nagu ma ei kujuta ette, et ma läheks üksinda näiteks Türki või kuskile täitsa nagu kus on nagu rohkem siukest peesitamist ja hotellis olemist. Kuigi no tegelikult ju Türgis, kui me käisime tüdrukutega, siis me ikka tegime seal asju ka, mitte lihtsalt ei peesitanud, on ju. Aga lihtsalt, et ma nagu ei kujuta seda ette, ehk siis kui ma üksinda lähen, siis mul on oluline, et oleks nagu ka mingit kultuuri või midagi nagu siuke nagu ikkagi linnareis rohkem, aga samas ma seekord tahtsin ka puhata ja rannas olla. Ehk siis see Split tundus nagu täpselt idekas, et siin on soe, siin on randa, aga siin on ka kultuuri ja nagu linna ja melu ümberringi. Ehk siis sellepärast sellest tundus nagu hea koht ja Horvaatias pole kunagi käinud. Jällegi üks uus koht avastamiseks. Ja tegelikult ideaalis. Muidugi ma oleks kellegi ka koos tulnud. Aga keegi ei saanud lihtsalt minuga tulla sõbrannadest. Ja siis kripeldas mul, siis mõtlesin juba vahepeal kandsin selle mõtte maha. Aga siis otsustasin, et mitte miski tegelikult ikkagi ei takista mind üksinda tulemast. Ja ongi jälle siuke väike proovikivi, et kuidas on nädal aega üksinda reisil olla. Ja mugavustsoonist välja tulemine, jällegi miski, mille üle võib uhke olla. Et ma tean, et paljud pigem ei julge üksinda reisida. Ja see on ka täitsa arusaadav, et võib-olla kõik ei tahagi. Kuigi ma ikkagi nagu soojalt soovitan oma seniste kogemuste põhjal. Aga jah. Võt, nii. Äge on muidugi see, et ma ei võtnud mitte ühtegi peavarju ega isegi mingit väikest rätikut, mida saaks pähe siduda. Nii et võib-olla see on ka üks missioon siin täna homme, et mingi kübar või midagi sellist leida. Aga igatahes lähme siis avastama. Kodust välja astudes lihtsalt selline. Kui ma ei eksi, siis mul on sinna pandud õhtusöök kinni, aga ma ei tea. Igatahes ma jõudsin reaalselt mingi 5 minutiga siia vanalinna enda kodust. Nii et väga mõnus, väga soe on. Ja ma siis natukene jalutan siin, vaatan, mis toimus. Tegin selle vea, et ma ikkagi avasin korraks Gmaili. Ja lambist Lidl lõpetab koostöö ära ja mitte nagu ainult minuga, nagu ma aru saan, vaid neil on mingi suur üle-euroopaline suunamuutus. Ja kuigi meil oli nagu pikemaajaline leping, siis nüüd nad soovivad seda lõpetada. Väga kurb. Nad on olnud meeldiv koostööpartner ja nagu jah, see koostöö ei pidanud muidu veel lõppema. Aga niimoodi siis. Neid treppe pidi siin palju olema. Nii et peab vist ära harjuma. See oli alles teekond. Aga nagu see vaade on crazy. Ma isegi ei teadnud, et ma siia tulen. Ma nägin TikTokis seda küll, et mingi parim vaade. Aga praegu, kui ma siia kõndisin, ega ma ei saanud aru, kuhu ma tulen. Mul on lihtsalt mingi tänav läheb. Tavai.
siin midagi toimub, rahvas on kõik siin. Ju see on midagi olulist, ma pean pärast uurima. Aga praegu mul on kõht nii tühi, et ma ausalt öeldes otsin meeleheidlikult toidu kohta. Postal Martini. Ma vist ei jaksaks küll tervet pitsat süüa, aga noh, samas pitsa kõlab nagu hästi. Lõpuks ikkagi võtsin salatist, mõtlesin, et ma ei söö ju tervet pitsat ära, aga Caesari salatikene ja jääkoht peaks ka tulema. Ja nii haige, et reaalselt, kui ma olin seal maha istunud, võtsin telefonis, vaatasin, et jälgijad on mu Insta-storyde peale kirjutanud ja siis keegi oli just kirjutanud reaalselt ka, et kui sa oled Splitis, et siis mine sellisesse kohta nagu Picasso. See ongi reaalselt sama koht, kuhu ma just sisse astusin, et mingi ülihead kokteilid ja no nagu ma näitasin seda kokteili menüüd, et siin on Postal Martini ja nii. Aga täna otsustasin, et alkoholi jooma ei hakka, ma olen niigi väsinud ja nagu see võtab energiat lihtsalt veel vähemaks, nii et ilmselt ma tulen võib-olla mõni õhtu ka siia veel, sest ma arvan, et õhtul siin on kindlasti nagu väga mõnus vibe ja siis võtaks küll ühe Postal Martini, aga praegu ma piirdun jääkohviga. No nii, ma tulin randa, ma jätan selle ägedama ranna homseks, aga tulin sellesse, kuhu ma sain praegu 15 minutiga kõndida. Vaatame siis, kas saab oma retikukese kuskile maha panna. No ma viskasin oma lina siia maha, siin on palju rahvast. See ei ole väga ilus rand tõesti. Nagu see liiv on siuke veits nagu must ja siin on mingid konid igal pool. Aga selles suhtes, et ta praegu nagu kärab küll. Mingi tuvi kõnnib praegu mu eest läbi. Vesi on ilus helesinine. Ja noh, rahvas naudib, aga ütleme nii, et ma jään ootama teistsugust rannaelamust, aga ma teadsin siia tulles, et see ei ole nagu mingi oh my god, wow. Ma olin lõpuks rannas võib-olla mingi tund aega ja esiteks nii palav oli ja teiseks oli täiesti tuvi hazard ja te teate mind, ma kardan neid. Ehk siis see, et ma üldse suutsin seal pikali olla ja enam-vähem rahulikult olla, oli ime. Sest et need tuvid, nad ei karda kedagi ega midagi. Nad lihtsalt patseerivad seal, see on nende kodu. Igatahes see rand mulle ei meeldinud. Üldse. Aga ma olin seal tund aega, siis ma tundsin, et aitab ka. Ma tulin koju ära, nüüd natukene veel olen lihtsalt. Ja siis, kuigi ma tegelikult üldse ei viitsiks minna kuskile sööma, siis kuna ma juba panin selle laua ja see oli veel siukene, kus pidi kohe 30 eurtsi ka maksma, ehk siis miinimumtellimus ongi 30 eurot, mil selle ma olen siis juba maksnud. Et noh, siis tuleb ennast ikkagi kohale vedada ja see on õnneks suht kodu lähedal ka mul see koht. See oligi see, mida ma ennem näitasin ka. Ja jah, kella 6 panin selle, ma mõtlesin, et ma ei pane hiljemaks, et teadsin, et nagu nii ilmselt ma olen suht väsukas, kõht läheb tühjaks, kuigi noh, nüüd ma sain lõunat ka suht hilja, siis et Caesari salat oli nagu nii suur. Et no igatahes tegelikult mul kõht super tühi ei ole, aga no mingisuguse võib-olla võtan mingi eelroa ja siis mingi mokteilikese. Veits siuke tuhm on olla või nagu juhm. Ma ei tea. Igatahes ma peaks natuke ennast ja korda tegema, tahaks mingi meigi teha ja teise kleidi panna ja selle elamise kohta tahtsin veel seda öelda, et tegelikult väga normaalse hinnaga kõik, eriti nagu arvestades asukohta, seda kui kena siin kõik on, kui nagu tõesti väga ilus ja nagu nii palju ruumi. Noh, vähemalt kahekesi oleks siin ka väga-väga nagu norm. Isegi 3. Et igatahes 5 öö eest maksin 4 sotti, ehk siis 80 euro öö. Väga normaalne nagu. Aga võt seda ma nüüd ikkagi võiks küll, et peale õhtusööki kuskil marketis käia. Lihtsalt midagi nagu võiks ikkagi siia koju endale osta. Et oleks midagi näksi või et kui õhtul tahaks midagi magusat äkki süüa, et siis midagi. Kuigi siin tegelikult isegi host on jätnud mulle mingisugused asjad, mingid magusad asjad, aga ma ikkagi tahaks enda maitse järgi midagi osta. No ma ei tea, ma tegin ennast natuke korda, need juuksed on niisugused sorakad ja lakki mul ju praegu ei ole, sest ma ei käinud kuskilt poest läbi, nii et noh, jah, aga selline outfitikene siis ei midagi super erilist.
ja ma ei tea, ma olen tegelikult ju nüüd käinud küll üksinda söömas ja reisidel olen ka üksinda söömas käinud, aga millegipärast praegu on nagu veits kuidagi mingi imelik tunne sees, sest et ma nagu vaatasin uuesti selle Roof 68 on selle koha nimi. Ja siis ma vaatasin Instasid uuesti, siis nad nagu kuidagi reklaamivad ennast nii mingi glamuurse kokteilipaarina, kuhu mingi hullud mingi bachelorette pidusid tulla tegema ja sõpradega aega veetma, siis ma olen lihtsalt nagu üksinda. Kas see on imelik? No ei ole tegelikult. Ja nagu vahet ei ole isegi, kui on. Aga täna on küll siuke, et ma ei viitsigi kellegagi rääkida ka, et ma loodan, et keegi väga ei tule segama meid seal, sest et nagu ma lähen, ma söön natuke, ma naudin võib-olla võib-olla 2 mocktaili, sellepärast et 30 € ma ei tea, mis sinna sisse siis mahub, igatahes see 30 € tuleb ära kulutada ja siis ma lihtsalt tulengi koju. Väga ilus on siin küll. Ma ei tea, kas te kuulete ka midagi, mida ma räägin. Aga ma võtsin tartari. Loodame, et see on hea. Lihtsalt mitte midagi muud, meid ei isutanud siit. Siis ma küsin, et kas neil on ilma alkoholita kokteile. Siis ütles mulle margarita ja siis mingisugune Fit and Slim. Ma olin mingi, ma proovin seda Fit and Slimi siis. Kuigi nagu tegelikult hullult tahaks alkoholivaba aperoli või no midagi nagu head. Ja see, et mina ütlen, et aperol on hea, see on midagi uut. Ma ei tea, mis minu juhtunud on. Aga midagi on muutunud see aasta. Ma pean ütlema, et see mocktail on nagu limoncello sprits. Ehk siis täpselt see, mis ma tahtsin. Väga hea. Võib-olla ta võiks natukene vähem magus olla. Nii et ma ei tea, kuidas see on skinny and fit. Aga see maitseb hästi. See tartar näeb kahtlane välja. Aga proovime. Imeilus päikseloojang. Aga mina lähen koju. Nii, võt selle valgustusega nüüd siin küll halvasti. Sest et siin on päris hämar nüüd õhtul juba. Väga palju naturaalset valgust ei tule ja ainus valgus, mida ma saan siin panna, on see suur laevalgus. Siin ei ole rast ühtegi teist lampi. Aga ma leidsin mingi väga väikse tillukese marketi ja ma tegin sealt 3 ostu. Väga girly haul. Red Bull homseks. Siis ma leidsin isegi juukselaki 4 €. Väga hea. Ja siis ma võtsin oma lemmikud Milka küpsised. Aga midagi nagu normaalsemat toidupoolist ma sealt ei leidnud. Nii et jah, aga ma olen sellega ka rahul ja mitselaarvett ka seal ma ei näinud, aga mul tänaseks ja homseks ma arvan on kindlasti olemas, nii et võib-olla kui kuskil jääb tee peale veel poodi, et siis lihtsalt lähen vaatan. Aga mingi 1,5 tundi ikkagi istusin. Sõin, see tartar oli nagu, ma ei tea, see nagu ei näinud väga siuke värske välja või nagu, see peaks olema nagu punane või siuke nagu erksamat värvi, igatahes ma ei tea. See oli okei ja see kõrval, see kuhi, mis seal oli, see oli või. Ja siis nad tõid mulle terve korvitäie saiasid. No, ma neid kõik ilmselgelt ära ei söönud. Ja seda tartariga ma sõin mingi pool või no 2/3 võib-olla sellest. Ega rohkem aga ei läinud ka ja see ei olnud nagu nii hea ka. Aga jah, see kokteil või tähendab mocktail oli väga hea. Siis vahepeal tuli üks meesterahvas minuga rääkima seal. Väga tore oli. Ta ei olnud liialt peale tükkiv ja issand mingid putukad. Kas siin on sipelgad? Kas siin on? Ma näen lihtsalt nagu põrandal järsku nagu mingi 5 sipelgat. Okei, ma kohe vaatan seda asja. Aga jah, ta oli oma vennaga seal, nii et siis natuke jutustasime, aga siis ta läks oma vennaga sööma. Ja ta läheb juba homme ära, nii et jah. Aga jah, väike human interaction ka siia ja tegelikult nüüd on kell 8 ja ma vaikselt sättingi varsti magama, sest ma tahaks lihtsalt nagu
korralikult magada saada, aga ma pean vaatama, mis see sipelga situatsioon siin on. Siin on üks, seal on, aga mujal ei ole, nad on lihtsalt nagu siin. What the hell? Tere hommikust, mul ei ole teid siin vannitoas mitte kuskile panna, nii et olete kuskil imelikus nurgas. Aga issand jumal, ma magasin nii hästi, mul oli nii väga vaja seda korralikku und. Mul tuleb küll nagu rannapäev. Mõtlesin, et äkki ma tahan mingi pilte teha ja kuidagi nagu... Igatahes ma otsustasin, et ma teen meidi ja mul tegelikult ei ole mitte ühtegi põhjendust vaja. Miks ma seda teen ja ma ei tea, miks ma hakkasin põhjendama. Igatahes tõesti ma magasin väga hästi, kõik oli väga mõnus. Tekk oli hea, parajalt paks või õhuka, ma ei oskagi nüüd öelda igatahes. Vaikne oli väga mõnus. Ainus asi on see, et jah, siin on nagu mingisugune sipelgate kanal, kust neid veits tuleb, aga nad on nagu seal ühes kohas elutoas ja õnneks nagu mitte kuskil mujal, näiteks vannitoas ei ole mitte ühtegi, köögis ei ole mitte ühtegi. Ehk siis ma mõtlesin, et ma nagu sellele omanikule kindlasti annan tagasisidet selle kohta, aga üldiselt siiski ma olen nagu rahul. Ja siis ma tegin Red Bullikese lahti. Ja tänane nagu plaan ongi see, et ma lähen hommikust sööma, mul on 2 kohta igaks juhuks välja vaadatud, et kui üks on täis, siis ma lähen teisi. Ja siis ma lähen Beach Clubi. Ja nüüd ma lähen siis sinna ilusasse randa, kuigi ma eile õhtul tegin päris pikalt researchi nende Beach Clubide kohta. Ja tegelikult päris paljudel on nagu omajagu negatiivset tagasisidet. Ja see, kuhu ma lähen, see mingi Joe's Beach Bar, sellel on ka ja seal saab ainult sulas maksta. Ja mingi alates 70 eurost saad kaardiga maksta, aga nagu nii selle beach bedi või selle 35 euri on see, selle pead nagu nii sulas maksma. Nii et jah, ma ei tea, mingi kamm seal on ja toidu optionid seal olid vist ainult nagu mingid pitsad, keegi ütles, et see on mingi külmutatud pitsa. Aga samas see näeb lihtsalt nii ilus välja. Ja ma tean, et ma tahan sinna mingi Cajun Beachi minna, nii et ma lõpuks ikkagi otsustasin selle kasuks, kuigi siin oli mingi teisi soovitusi ka, aga siis ma vaatasin neid ja nendel oli ka omajagu negatiivselt tagasisid, et päris kallid on need Beach Clubid siin. Et nagu mingisugune koht oli siuke, kus sa pead soti maksma kohe ära, nagu et jah, siis see ongi see sunbed ja siis mingid toidud, mis sa siis tellid, aga sa pead selle soti nagu täis saama. Ja see on minu arust nagu it's too much. Ja mul on nagu 50 euri sulli kaasas, aga kardan, et sellest jääb väheks, kui ma nagu kavatsen seal tunde ja tunde olla ja tahaks mingit kokteili juua võib-olla, ja siis ma peaksin kuskilt võtma välja. Ja siis õhtuks on mul pandud mingisse mega ilusasse vaatega restosse laud kinni, nii et siis ma pean tulema piisavalt varakult koju, et ma jõuaks sättida, riided vahetada ja siis ma lähen sinna. Siuke päev, et täna mingit suurt avastamist plaanis ei ole, ma tahan lihtsalt nagu olla, puhata, raamatut lugeda. Seda hommikusöögi kohta ma julgen täiega soovitada. Esiteks, mu enda hommikusöök on väga hea. Teiseks, mingi tüdruk tuli siia ka üksinda sööma ja ta ütles, et sellele teenindajale, et on siin juba mitmendat korda selle jooksul, kui ta on reisil siin. Ehk siis, kui sa oled reisil ja sa tuled ühte ja samasse kohta tagasi mitu korda, siis ma nagu eeldan, et sulle väga-väga meeldib, on ju. Ja siis kõrvallauas veel on mingi naine oma tütrega siin ja siis tema ütles just ka teenindajale, et teate, et see on esimene kord meie reisi ajal praegu, kui hommikusöök on reaalselt väga hea. Nii et ma olen mingi wow, jackpot, et ma tulin nagu oma esimesel hommikul siia sööma. Noh, ma muidugi tahaks ikkagi veel avastada kohti, aga kes teab, äkki tulen ka veel siia, sest tõesti väga maitsev on. Noh, hinnad on sellised nagu Eestis, ma ütleksin. Et see sai, kus ma võtsin, see on nagu korralikult suur ka ja siin on igast nagu häid asju peal. Aga see oli 16.50 ja siis ma võtsin limonaadi, mis oli 5.50. Nii et noh, siuke
22 euri siis läheb kokku. Nüüd mul on vaja leida sularahaautomaat, kuigi nii palju, kui ma olen neid reviewsid vaadanud ja kuskilt lugesin ka, et ilmselgelt ei soovitata tegelikult siin välja võtta, sest et need tasud, mis lisanduvad, on nii suured. Aga mis ma teen, on ju? Et kuskilt ma pean selle raha välja võtma. Päris kaua läks aega, et taksot saada. Ja kui alguses ma nägin seal mingit hinda 5,5 eurot, siis lõpuks ma ikkagi pidin 8 euro maksma. See on nagu pakkus kogu aeg, et paneme 1,90 juurde, et siis on suurem võimalus, et sa saad seal pärast. Ma nagu ikka mingi 10 minutit kindlasti üritasin seda taksot saada. Igatahes ma sain selle. Jala lihtsalt näitas, et sinna randa läheb 40 minutit ja taksoga on 10 minutit. Siis sularaha sai välja võetud. 4,95 oli see teenustasu, kui ma võtsin 40 euri välja. Mitte kõige hullem, nii et ise olen rahul. Ma jõudsin randa, ma kohe näitan teile ka, aga issand jumal, mine lõõmav päike ja kui palav siin on. Ma ei tea, ma loodan, ma saan vahepeal vette minna, sellepärast ma muidu ei kannata nagu. No vaadake seda vett. Mida pekki? Siin ei ole enam seda kohta. Ja nagu ma ei näinud reaalselt mitte kuskilt, et see oleks nüüd suletud, see Beach Club või midagi. Ja reaalselt siin ei ole seda, siin on lihtsalt autoparkla ja avalik rand tasuta. Väga hea, et mul on oma see rannarätik kaasas. Viskasin selle siis siia maha, aga terveks päevaks ma siis siia küll ei jää, sest et nagu ma tahtsin mingi kokteilitud ja niimoodi. Aga ma ei tea, kui ma juba siia tulin, eks ma siis ikka veits aega peesitan. Mul pole isegi vett kaasas. Ma seda sain aru mingi hetk, kui ma olin linnas, et ma unustasin vee. Ja siin on jah siuke kiviklibu rand, ma kohe näitan siin ikka täiesti kivi nagu, et isegi kui ma sinna vee äärde lähen, siis ma lähen oma sandaalidega. Aga seda ma muidugi nägin ka juba netist, et soovitati need veekingad osta, aga seda ma ka ei hakanud tegema. Nii et on nagu on. Aga veits pettunud jah, et nagu mitte kuskil mingit infot selle kohta ei olnud, et nad ei olegi, ma ei tea, see aasta avatud või mis iganes. Aga ma arvan, et ma siis lihtsalt lähen siit kuskile teise Beach Clubi. Aga looduse mõttes on siin nagu väga ilus. Mägine ja selline kiviklibu. Vaadake, kui maaliline. Aga ma võtsin endale nüüd takso ja ma lähen Beach Clubi. Ma olin mingi tund aega võib-olla siin, aga päike ka nii kuum ja mul on vaja juua midagi. Sain lõpuks oma Aperol Spritzi ja tegelikult nüüd mul on tegevust ka, sest et Eesti naine kirjutas mulle, et nad teevad ühte sisuloojate artiklit ja nad küsisid mult ka mõned küsimused, nii et nüüd ma vastan nendele ja praegu ma saan aru, et mul oleks nagu nii palju mugavam läpakas kirjutada. Mul ei ole läpakat isegi kaasas, nii et eks ma siis vaikselt tipin siin telefonis neid vastuseid. Lubasin tänaseks õhtuks ära saata ja samal ajal päevitan, nii et ikkagi multitasking. Ma olen küsimustele vastamisega peaaegu lõpetanud ja ma võtsin endale ühe limoncello spritsi veel. Siis nad palusid mul vahepeal selle arve ka ära maksta, et neil on kuidagi lihtsam nii, et isegi kui ma tahan midagi veel teenida, siis igatahes ma maksin ära praegu. Ja ma maksin 44 eurot. Ja 35 ma maksin juba, kui ma sisse astusin siia selle sunbedi eest. Ehk siis nagu päris korralik. Aga samas mul nagu väga kahju ka ei ole, siis siin on väga mõnus olla. Aga ma oletan, ma nagu täpsemalt seda tšekki ei vaadanud, aga ma oletan, et see pudel vett oli 10 äkki, kuna see on liitrine ja siis kokteilkumbki 15 ja nii ta tulebki, siis ma panin sealt veel 4 eurot seda tippi, kuna nad nagu viskavad sulle selle masina nagu ette niimoodi, et seal on need
tippimisvõimalused, mis ta ju näeb, kui ma ei pane sealt midagi, siis on ka awkward ja noh, ma ei tea, ikka midagi ju jätan, on ju. Nii et jah, 44 €. Aga samas ma nagu ikkagi pigem soovitaks, sellepärast, et sinna tõesti nagu vibe on väga mõnus. Sa saad võtta nagu täiesti vee äärde selle rannatooli. Kuigi siin on nagu veel hullem see kivi olukord kui eelmises rannas. Et eelmises rannas oli siuke nagu kruusane, ka hästi kõva, aga nagu noh, oli siiski kõnnitav. Aga nagu siin on nagu need pebble'id ja ma näen kõigi inimesi nagu struggleimas sinna vette minemisega. Sest jalatollad on tõesti nagu nii õrnad ju. Ja siis need kivid lihtsalt, ma ka peaaegu ette roomasin sealt veest välja, sest et nagu lihtsalt ei kannata kõndida. Ja vesi, ma ei tea, kas ma mainisin ennem, vesi on väga külm praegu. Ma tahaks teada kohe, mitu kraadi see on. Aga reaalselt ma arvan, et see on nagu mingi 20 või no vähem vaevalt. Aga et jah, ilm on väga soe, aga vesi on ikka veel jahe. Ma arvan, see nüüd nagu läheb siin lähinädalate jooksul väga soojaks, aga praegu väga palju inimesi vees ka ei ole. Sest et jah, tõesti nagu jahe. Kusjuures siin ka ja üldse hommikusöögil ja eile ka ma olen nagu näinud väga palju üksinda, ma oletan üksinda reisivaid naisi, siis igatahes üksinda olevaid naisi. Et siin ka 2 tükki on vähemalt minu lähiümbrusest, kes ongi siia üksinda tulnud. Ja hommikusöögil oli see üks üksinda tüdruk, et tundub, et võib-olla see on nagu sooloreisijate puhul siuke mingi populaarne sihtkoht, ma ei tea. Aga ei, väga mõnus ja mul ei ole nagu kordagi jõudnud igav hakata. Reaalselt mitte sekundikski. Ma enne isegi mõtlesin, et ma võiks Aleksandriale helistada. Aga siis mul on vaja need küsimused ära vastata, ehk siis mul ei ole nagu seda hetkegi olnud, et mingi võiks kellegagi lobiseda. Ja siin nagu ma nägin, et see üks teine briti tüdruk küll rääkis ühe sõbrannaga alguses, siis rääkis teise sõbrannaga, et noh, kui sa täitsa nagu üksi ei taha olla, siis saad niimoodi ka, kui sul on sõbrannasi, kellega sa saad suhelda, et oled kõnes ja siis ei tunnegi ennast nii üksi, et see on ka variant. Kell on saanud 4 ja koju näitab 37 minutit. Aga see tundub nagu ilus jalutuskäik mööda mere äärt paljuski. Ja eile ma ei öelnudki, aga mul tuli 14 000 sammu lihtsalt nagu niuhti täis. Niimoodi, et ma ei pannud tähelegi. Ehk siis täna, kuna mul on praegu alles 4000 sammu, siis ma mõtlesin, et ma teeks oma aktiivsusminutit praegu. Ma lähen koju, siis ma sätin, siis ma lähen oma sinna õhtusöögile. Et jah, ma arvan, et see on väga mõnus. Ja ma tunnen, et ma olen nendest 2 kokteilist täitsa švipsis. Aga no, ma ei ole peale hommikusööki söönud ka, aga teate, päris palav on olnud ikkagi. Nii et selle palavusega ma ei tunne väga seda kõhutühjust ka. Ma jõudsin koju. Ma olen ausalt öeldes surnud. 8000 sammu on ainult täis. Ma mõtlesin, et ma saan rohkem. Tundub, et ma olen päikest saanud, mis on tore. Aga ma ei tundu, mulle endale ei tundu, et ma oleks nagu liiga põlenud. No siia on võib-olla natuke liiga palju, aga no see läheb üle. Igatahes. Mulle jäi tee peale Spar. Ja siis ma käisin sealt läbi. Mitsalaarvet ma unustasin vaadata ja nagu kui palju tarka ma sealt ostsin, jällegi ma ostsin 3 asja. Ma viimasel ajal olen hoidunud krõpsudest, sest et mul on ikkagi olnud Project Skinny ja see on ennast täiega ära tasunud. Ma tunnen ennast praegu ka nagu hästi bikiinides, aga see viga tuli ikkagi parandada, nii et ma võtsin ühe paprika. Oota, ikka on paprikakrõps. Miks siin peal chili on? Siis ma mõtlesin, et homme ma ei läheks hommikust kuskile välja sööma, sest et iga toidukord, kui sa võtad siin nagu mingi ühe joogi ja ühe toiduasja, on üle 20 €. Ja ma tahaks veits kokku hoida. Nii et siis, ja pluss ma arvan, et ma lähen homme sinna saarele, ehk siis ma sööks lihtsalt kodus kiirelt midagi, siis ma võtsin mingisuguse jogurti mingite krõbinatega. Ja siis võtsin 2 banaani. Mõtlesin, et ühe võib-olla söön hommikul ära ja siis ühe võtan endaga kaasa. Oot, aga reaalselt ma pean praegu ennast sundima pessu. Võtan
arvatavasti. Ja seal on meigi maha, teen uue ja panen ennast ilusti riidesse, panen isegi võib-olla halo, kas ma viitsin, see on nii pala, ma ei tea. Ühesõnaga, mul on nagu juba ammu välja mõeldud, mis ma täna selga panen. Mul ongi pool tundi on aega. No tegelikult umbes 20 minutit, sest et see Bolti äpp näitab küll, et ma lähen nagu 4 minutit sinna. Aga nagu ma täna nägin, siis siin ei ole kõige lihtsam seda taksot saada. Nii et ma igaks juhuks pean nagu arvestama selleks ka aega. Aga jah, mul on 18.30 laud pandud. Ja mis ma veel tahtsin öelda, et ma olen tegelikult nagu nii tänulik, et mul on inimesed, kes vaatavad mu contenti ja naudivad ka sellist nagu reisikontenti, sest et ma tunnen juba selle võrra ennast siin reisil ka vähem üksinda, et mul on nagu, ma võib-olla olen varem ka sellest rääkinud, võib-olla viimasel sooloreisil Oslosse või kuidagi nagu tuleb endal tuttav ette, et võib-olla ma olen seda rääkinud, aga nagu, et mul on mingisugune nagu suurem põhjus asju teha. Kes teab tegelikult, kas ma üldse ilma selle karjäärita, mis mul praegu on, kas ma oleks täna siin. Et ma tõesti ei tea nagu, kuhu elu mind oleks siis viinud ja kas ma teeks selliseid julgeid otsuseid, et kindlasti nagu see aitab kaasa, et mul on tunne, et on põhjust jagada kogu seda asja. Ehk siis aitäh, kui sa vaatad seda ja kaasa elad, et see teeb minul ka siin olemise ainult lõbusamaks, et on kellega nagu jagada neid muresid ja rõõme siin. Muidugi mul on sõbrannad ka, kellega ma siin kirjutan ja nii, aga kuidagi, et vlogi ka jagada, et see on nii tore. Oh my god, ma tahan osta uue selle Rare Beauty blushi, see on täiesti nagu tükkideks ja nagu kuigi seda saab kasutada, siis see lihtsalt ei ole niivõrd meeldiv, kui see on mingi puruna seal. Aga siin ju, nagu ma vist viimases vlogis rääkisin, siis siin avatakse ju Sephora ülehomme. Nii et äkki ma sealt skoorin endale uue blushi ja ma mõtlen, et ma vist tahakski nagu kohe suht hommikul seal kohal olla. Ma ei tea, vaata, et kas siin on nagu mingi tunglemine sinna, võib-olla ei ole üldse. No nii, ma sain omadega valmis. Mul ei ole siin head kohta, kus näidata oma final looki. Mul ei ole nagu mingid super ilusaid jalanõusid. Ma ei hakanud kontsasid kaasa võtma. Aga ma arvan, et käib küll. Ja nüüd ma võtan takso. Võtsin siis kreveti ceviche, valge kala ja kreveti vist oli see. Võtsin juurde kartulid. Mõtlesin, et siis mul on magustoiduks ka ruumi ja väike Aperol Spritz. Tere hommikust! Ma hakkan oma krõbinaid sööma, kell on 8.40. Ja ma ostsin eile õhtul pileti praamile tänaseks, ehk siis ma lähen sinna Varri saarele. Tund aega sõidab sinna praamiga ja siis ma veedangi päeva seal. Ma tegelikult veel täpselt ei tea, mida ma teen. Ma olen aru saanud, et nende üksinda reisidega ma olen nagu suhteliselt laid back, et ma vaatangi, ma ei tea, eelneval päeval, et mis ma homme teha tahaks. Ja siis vaikselt nagu uurin, et ma hullult palju ette ei planeeri. Kuigi siis samas mul olid 8 eelnevaks õhtusöögi kohad on ju kinni pandud, et nagu midagi ma mõtlen ette, aga nagu mitte liialt palju. Aga ja eile ma käisin seal Dvoris söömas. Ma pean ütlema, et oli natuke underwhelming või kuidagi ei tekita mingit erilist emotsiooni. Väga ilus oli seal küll, et nagu asukoht ja koht ise kena,
teenindaja oli mul nagu sihuke, ma ei tea, millegipärast ta jättis mulle siukse üleoleva mulje, meesterahvas. Ma ei tea, kuidagi veits weird vibes ja toit oli nagu hea, väga kallis. Eelroad 25 €. Ma võtsin eelroa, siis lisandi 2 kokteili ja magustoidu ja see läks maksma üle 70 €. Pigem oli kallis. Igatahes siis ma sõin ära, siis ma jalutasin sealt vanalinna poole ja siis istusin mere ääres veits, vaatasin seda päikseloojangut ja siis tulingi koju ja siis jah, ma ostsingi selle praamipileti, nii et täna lähme siis sinna Hvarri. Seal peaks olema ka väga ilus vanalinn ja ma tahaks vist ikkagi veel päevitada ja lebotada, sest eile ikkagi enamus sellest päevitamise ajast ma vastasin nendele Eesti Naise artikli küsimustele, et ma tahaks täna võib-olla raamatut lugeda ja mu tegelikult dilemma ongi see, et kas ma võtan rannarätiku kaasa või mitte. Ma ei viitsiks üldse seda terve päev tassida, aga siis kui ma ei võta, siis see tähendab, et ma pean kindlasti minema Beach Clubi. Ja no see eilne Beach Club oli väga kallis. Et noh, raha on juba päris korralikult läinud siin. Toit on siin täiesti kallis. Kuigi noh, kindlasti saab palju soodsamalt kui see, mis mina olen teinud, aga noh, ma ei olegi ka väga keskendunud olnud sellele, et võimalikult soodsalt midagi saada, et ma olengi tahtnud häid elamusi, ilusaid kohti, et noh, eks sa siis maksadki rohkem. Aga jah, ma nüüd natuke tahaks piiri pidada, et sellepärast ka ma seda tänast hommikusööki siin kodus söön. No nii, täna on meil siuke üleni roosa päev, this is the fit. No nii, ma jõudsin praami peale ilusti. Sain aknaäärse koha. No nii, kohal. Oligi täpselt tund aega sõitu. Ja hakkame siis vaatama. Ma olen reaalselt 2 sekundit siin olnud, aga väga ilus tundub siin. Ja nagu sellised kitsad tänavad, mis lähevad treppidena ülesse. Ja muide, vaatasin TikTokist, et Alex Earl oli eelmine aasta siin. Ma teadsin, et oli Horvaatias, aga ma too hetk ei pööranud nii palju tähelepanu, et kus ta täpsemalt oli, aga jah, ta oligi siin Hvarri saarel. Ja see on nüüd see vist kõige popim saar nendest, mis siin on. Seda peetakse selliseks peosaareks, aga see vist on natukene muutunud viimaste aastate jooksul. Aga ma ei ole kindel, no mina igatahes siia pidu otsima ei tulnud. No siin on siukeseid mehi, vaat, britid. Tulin siia tänavate vahele ja ma olen reaalselt nagu mingi 2 minuti kaugusel sellest sadamalast, kus ma just olin. Ja ma oleks nagu täiesti üksinda siin. Reaalselt mitte kedagi ei ole. Ja seal oli nii palju rahvast just. Vaadake lihtsalt seda vett nagu crazy. Igal pool on nii ilusad vaated, et ma isegi ei tea enam, mida näidata ja mida mitte. No nii, ma mingi 2 tundi vedelesin siin rannas. Mina ei tea, kas siin siis ei pidanudki maksma selle sunbedi eest või igatahes keegi küsima ei tulnud ja tore oli. Jah, ma olin päris nõutu alguses, et kuhu minna, nagu ükski koht ei tundunud päris see. Vesi on jah, väga külm, nagu ma vist juba eile mainisin. Igatahes vahepeal veits jahutasin ja lugesin veits raamatut, kuigi kuidagi nii palav on, et veits raske isegi raamatut lugeda, keskenduda. Ja ma ostsin nüüd ära selle tagasisõidu praamipileti, 16:45 läheb, nii et nüüd kell saabki kohe 3, ma lähen kuskil söön veel ja siis lähengi praami peale ja tagasi ja suhteliselt, ma ei tea, nagu see päike väsitab nii ära, siis kui tunne, et võib-olla lähekski õhtuks koju ja loeks raamatut. Vau, minu esimene gelato selle reisi jooksul ja see kohe tilgub. Ma võtsin passioni ja kookose maitselist. Leidsin lambist mingi varjulise koha.
kus istuda ja seda gelatot süüa. Ja ma pean ütlema, et püha perse, kui hea see on. Lihtsalt täitsa pekkis, noh. Nii rahul, et ma selle võtsin, ma vist juba ütlesin ka passioni ja kookose maitselised. Issand, kui värskendav, külm, hea, mitte liiga magus, noh, super. Nüüd muidugi ma mingit full praadi süüa ei jaksa, nii et ma ei tea, mis selle õhtusöögiga, või noh, et kas ma lähen siin veel kuskile ikkagi soolast ka sööma või mitte. Tulin siia Sadamaäärsesse kohta ja neil on päris korralik kokteilimenüü isegi, aga no ma lihtsalt ei hakka seda alkoholi võtma, sest et siis ma olen surnud ka pärast. Aga ma võtsin ühed friikad ja naudin vaadet ja vaadake, kui toredad vaasid siin on. Erinevate laudade peal on erinevad. Väga vahvad. No nii, ma olen kodus tagasi. Ma käisin veel mingist marketist läbi, sain lõpuks mitselaarvee ja ühe Red Bulli ostsin ka, kui ma juba seal olin. Mitte tänaseks. Kell on nüüd 7 juba, ma olen tegelikult tund aega olnud siin. Siuke raamestus on peal, ma juba seal praamis tagasisõidul nagu mitu korda silmad pöörasid kinni ja ma olin valmis magama jääma. Aga tore päev oli. Ja Sehvarri saar oli äge. Ma nagu, seal oli hästi palju briti turiste. Üldse siin Splitis ka kõige rohkem ongi briti turiste ja siis sakslasi on palju. Ma väga ei kannata neid briti turiste, nad on nagu nii valjud ja nii nagu obnoxious igal pool. Ma ei tea, aga jah, ma ei lase ennast liialt palju nendest häirida. Aga nii palju kui ma nagu sain aru, siis päris paljud lähevad kirjas, et terveks nädalaks lähevadki sinna Havarri saarele puhkama, ongi seal ja siis lendavad minema. Et niimoodi ma ise ei viitsiks. Isegi kui ma tahan puhata, mida ma ju praegu tahan, siis ma tahan erinevates kohtades puhata. Või nagu, et nädal aega, see oli nagu nii väike linnakene. Ma ei tea, kas seal saarel on midagi veel teha. Kui me sealt praamiga ära sõitsime, siis tundus ikkagi nagu üsnagi tühi muidu olevat, lihtsalt siuke mingi mägi. Et jah, ma ei kujuta ette, mida see on nagu nädalaga teha on, et pigem ikkagi ma ise arvaks, et mõistlikum on tulla Splitti, siis käia võib-olla päevareisidel nendel saarekestel. No miks mitte, sa võid ju mingi paariks ööks kas või ka minna kuskile mujale. Ja siis siit lihtsalt nagu käiagi mingi erinevates kohtades, et tehaksegi ju neid mingi Blue Lagoon, paadituure, siis on see rahvuspark, kuhu ma nüüd mõtlen, kas ma lähen homme või ma ei lähe. Mul homme oli ju planeeritud see Sephora trip ja ma lootsin kohe hommikul kell 9 põhimõtteliselt sinna kaubanduskeskusesse minna, aga siis ma vaatasin, et see Sephora avatakse kell 12. Ja nüüd ma ei tea, need rahvuspargi külastused, nagu need tripid on pikad tripid, see kestab terve päev, 9 tundi. Ja ma ei tea, kas ma olen nagu valmis selleks, kui kõik nii kiidavad ja nagu see tundub tõesti mega ilus. Aga see tundub ka, et see võtab nagu nii läbi. Ja siis sealt ma olekski tagasi vist mingi 5-6 ajal. No iseenesest ma jõuaks siis veel minna sinna kaubanduskeskusesse, aga homme ongi viimane päev, kus ma saan minna, sellepärast, et ma lähen 2 viimaseks ööks Omishisse, mis on teine linn. Mul on veits nagu siuke tunne, nagu ma veaks inimesi alt, kui ma ei läheks sinna rahvusparki, sest et kõik on mingi, oh my god, see peab minema, see on nii äge. Ja nagu ma saan aru ja ma täiesti usun seda, aga ma ju olen puhkusel ja ma pean nagu mõtlema, mis minu perspektiivist oleks kõige mõinsam. Kuna see vlog tuli reaalselt kokku ligi 2 tundi pikk ja uskuge mind, ma üritasin kõik ebavajalikku välja lõigata, aga ma olin lihtsalt nii agar vlogija, et tõesti ma ei oska seda rohkem lühemaks lõigata, nii et see peab tulema 2 osas. See on muidu lihtsalt ühe tükina liiga pikk. Aga see teine osa tuleb juba mõne päeva pärast, nii et pikalt ei pea ootama. Igatahes aitäh, et sa seda esimest osa vaatasid ja näeme juba mõne päeva pärast teises osas.